Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast. Tere kõigile, kes te taas vaatate ja kuulate Lääne-Tallinna Keskhaigla saadet Tark arst taskus. Paar aastat tagasi sattusin ma sellisesse olukorda, et sõitsime keset Eestit autoga ja ühtäkki üks autos olnud mees hakkas väga tugevalt valu käes oigama ja nõudis auto peatumist. Ja siis jätsime auto seisma, ta läks autost välja, viskas maha pikalikraavi pervele ja lihtsalt rullis ennast valu käes edasi-tagasi. Ja me ei saanud aru, mis tal viga on, ta ise ei osanud öelda, mis tal viga on, ta ütles, et tal on kehas nii suur valu, et ta ei suuda olla. Ja me kutsusime kiirabi. Kiirabi pidi päris kaua ootama, aga lõpuks ta tuli, sest me olime metsade vahel. Lõpuks ta tuli ja võttis mehe kaasa ning järgmine päev saime teada, et selle suure valu põhjuseks olid neerukivid. Ja neerukividest me tänases saates räägimegi. Külas on Lääne-Tallinna Keskhaigla uroloog doktor Dmitri Korotõtš. Tere! Tere! No, saate teemaks on siis see, et kuidas neerukivid tekivad, mismoodi neid ravitakse ja kuidas neid ära hoida. Aga kas selline nagu näide või lugu, mida ma siin alguses rääkisin, et kas see on nagu tavaline viis, kuidas inimene üldse teada saab, et tal on neerukivid või siis ei ole see algus iga kord nagu nii hirmus ja nii dramaatiline? See on neerukoolika, mis sa kirjeldasid, see tekib siis, kui kivi hakkab neerust liikuma. Nii et need kivid olid tal juba ammu järelikult? No, ilmselt küll ja õigel ajal võib-olla varem sai märkamata ja siis ühel hetkel hakkasid nad liikuma ja tavaliselt nad põhjustavadki sellist tugevat valu, patsient on rahutu, ei leia kohta endale ja aga mitte alati ei ole nii, mõnikord võib kivi olla täitsa asümptomaatiline, tähendab ei põhjusta mingeid sümptomid või siis põhjustab ainult väikest valu ebamugavustunne küljes. Nii et kui nüüd selline olukord teinekord juhtub, et kas kõrvalseisja saab midagi teha ka, et kas ma oleksin saanud teda kuidagi aidata või ei olnudki mul muud varianti lihtsalt, kui kutsuda kiirabi? Noh, kiirabi kutsumine, kodus ei pea alati kiirabi kutsuma. No ja me olime metsa vahel, me ei teadnud, mis lahti on. No jah, siis on raske siin kuidagi aidata, rahustada, anda palju juua, et see võib olla väga pisike kivi, mis lendab sealt väga kiiresti läbi kusejuhast ja pansidi läheb kohe nagu paremaks. No mis roll üldse neerul meie kehas on, et miks ta on nagu nii oluline? No, neerud vastutavad meil organismis elektrolüütide tasakaalu eest, vedeliku bilanssi eest, nad osalevad vererõhu regulatsioonis, nad viivad organismist jääkained, osalevad näiteks D-vitamiini ainevahetuses ja siis väljutavad liigset vedelikku organismis, nii et väga tähtis organ. Neil on palju tegemist? On küll, jah. Kui nagu inimene elab oma tavalist elu, eks ole, ega ta ju ei mõtle selle peale, et mis need neerud tema kehas teevad, on ju. Et kas neerud nagu kogu aeg teevad tööd või on neil selline puhkeaeg ka? Ei, no ikka ööpäevaringselt ikka töötavad nii kaua kuni... Sama intensiivsusega? Jah, ööpäeva jooksul filtreeritakse neerudest läbi 2000 liitrit verd ja sellest tekib esialgu 150 või 180 kuni 180 liitrit esmast uriini, millest siis 99% läheb tagasi organismi ja liigsed vedelikku koos jääkainetega viiakse siis organismist välja. Kui ma ise nagu püüan olla oma tervise suhtes nagu hoolas ja jälgida ennast, et millised nagu need märgid on, et mul neerudega on midagi viga või et mul võiksid äkki olla need neerukivid? Neeruprobleemid võiksid, nad annavad märku siis, kui näiteks küljes on ebamugavustunne või valu või näiteks uriinis võib verd olla, et see võib ka viidata kas neeruhaigusele või kivile, et sellised asjad, mis oleksid seotud urineerimisega, näiteks tundub, et uriini on liiga palju või vastupidi nagu vähe,
et sellised asjad võiksid viidata probleemile, et mille peale võiks nagu mõelda. Aga mõnikord inimesed räägivad, et nende uriini värv muutub, et kas see on millegi muuga seoses? No, uriinivärv võib muutuda vedeliku tarbimisest ja mingist haigusest ka. Kui midagi on ebatavalist, siis võiks nagu seda täpsustada perearsti juures näiteks või siis pöörduda kohe spetsialisti poole. Seda on nagu imelik mõelda, et inimese kehas lihtsalt tekivad nagu kivid, et nagu, et millest need neerukivid tekivad, et kas see on kuidagi sooladega seotud või mismoodi nad üldse alguse saavad? No, kivid on üldse... Või see on mingi väljend lihtsalt või? Või nad on päriselt kivid? Ei, nad päriselt kivid, täpselt samasugused, nagu me tee peal mõnikord kuskil tee ääres näeme, et nad meenutavad neid samu kive, aga need on siis mineraalid, mis kuhjuvad uriinis ja kui nende tase on suur ja uriini tase on väike, siis nad hakkavad nagu ühinema ja moodustama kristalle ja siis mis hakkavad siis suurenema ja alates teatud suurusest või alates, kui nad hakkavad liikuma, siis nad tekitavad ka sümptomid. Et neerukives on kive soodustavad faktorid, kivitekke soodustavad faktorid ja pärsivad. Et soodustavad faktorid on näiteks sellised asjad, ongi need mineraalid, kaltsium, oksalaat või näiteks ka kõrge kusihappe sisaldus veres või ka valgusrikkas toit, et need asjad siis soodustavad ja mõned asjad, ained nagu tsitraadid või magneesium, need pärsivad kristalle tekket ja muidu normaalselt on nad tasakaalus, kui midagi läheb tasakaalust ära, näiteks dieediga saab neid asju reguleerida ja kui tasakaal läheb sinna kivi tekke poole, siis tekivadki need kivid. Nojah, ma praegu kuulasin siin, et kui liiga palju on organismis kaltsiumi või liiga palju on organismis valku, et siis see võib soodustada neerukivide teket. Ometi ju inimestele kogu aeg soovitatakse, et võtke aga kaltsiumi tablette juurde ja toit peab olema kaltsiumi ja valgurikas ja et praegu kuulavad, hirmutame äkki ära, et nad ei julgegi enam seda teha. Toit peab olema tasakaalustatud ja selline tervislik, et kaltsium peab tulema nagu toiduga, et see toiduratsioon peab vastama selle kaltsiumi vajadusele. Kaltsiumi ei pea tarbima toidu lisandina, sest kui me mõtleme, et kaltsiumi näiteks liiga palju ja piirame seda, siis see tekitab vastupidist efekti, et see justkui soodustab kivitekket, sest kaltsiumi hakatakse rohkem organismis säilitama. Nii et igatepidi on keeruline. Ja valgurikas toit samamoodi, et peab alati mõtlema selle peale, et mis sellega kaasneda võib. No, millised need neerukivid on, et kas nad on kuidagi kõik koosnevad ühest ja samast asjast või nad on nagu mingid varieeruvad, erinevad ja kas nende suurus on erinev ja struktuur ja? No, nad on erinevad, eristatakse näiteks kaltsium oksalaatkivi, siis on meil kusiappekivid, siis on sellised haruldased ja tšüstiinkivid, mis on seotud geneetiliste. No see kõlas nagu vääriskivi juba. No, ongi päris kivi. Siis näiteks infektsiooni puhul võib tekkida selline nagu pehme infektsioosne kivi, et need on täitsa erinevad ja kui meie näiteks operatsiooni käigus neid eemaldame, siis me juba nagu pidi tunneme neid, mis kiviga tegu on ja oskame siis vastavalt soovitusi patsiendile pärast anda ka peale operatsiooni. Ja suurus võib olla ka täitsa erinev, neid võivad olla 1-2 millimeetrised kivid neerus, mis ei põhjusta mitte midagi ja võivad olla ka läbimõjuga näiteks 5-6 sentimeetrit suured kivid neerus ja on olemas sellised kivid, mis täidavad kogu neeru kogumissüsteemi, et neid nimetatakse korallkivideks ja kui kivi on näiteks põies, et põis on päris suur, võib olla ja selle kivi läbimõju võib olla 10, isegi 15 sentimeetrit, nii et muidugi neid esineb väga harva, aga see suurus võib olla kuni 10-15 sentimeetrit. Ja võib juhtuda niiviisi, et inimene üldse ise ei teagi, et tal on see neerukivi enne, kui see neerukivi talle kuidagi haiget hakkab tegema, et nagu selliseid, nagu mingid sümptomeid ei olegi, jah? Ja võib olla asümptomaatiline neerukivi ja tuleb jälle juhuleiuna näiteks mingil muul põhjusel tehakse ultraheli uuring, siis kahtlustatakse ja tulebki välja.
Aga see on niimoodi ka, et mingisugustel inimestel on see risk neerukivide tekkeks suur, et näiteks on ju palju haigusi, millel on mingid, kui vanematel on, et siis äkki on minul ka või et kas seda geneetilist poolt siin saab ka nagu mängu tuua või siis on ikkagi see rohkem kuidagi nagu elustiili küsimus? Nii ja naa, elustiili küsimus on see kindlasti, sest kõik need faktorid, mis on seotud kivitekkega on ikkagi meie elustiil, kui palju me vedelikku tarbime, millest meie igapäevad toit seisneb, aga on olemas ka geneetilist ainevahetushäired, kus juba on sükene eelsoodumus kivitekkeks ja on olemas ka ainevahetuse haigused, näiteks kõrvalkilpnäärme haigused, mis mõjutavad kaltsiumi ainevahetus organismis. Või on näiteks kõrge kusihappe sisaldus veres podagra puhul, et nendel patsientidel on ka kõrgem risk kivitekkeks. No kuidas on, et kas nagu arstid on kuidagi teevad nagu selles mõttes koostööd või et kas näiteks ütleme podagra haige inimese arst reeglina talle ka räägib seda, et nüüd sul võib olla oht neerukivide tekkeks ja muuda nüüd seda ja seda, et muidu satud uroloogi juurde varsti. Et kas see koostöö on hea? On ikka, jah, et kui kusihappe on kõrge patsiendil, siis soovitatakse kusihappe alandavad preparaate, mis vähendab ka riske. No ma siin nüüd kuulsin, et oluline on see, et ja palun väga te ise võtate ka vett praegu, et on ju, et väga oluline on ju õiges koguses vett. Kui palju siis on see õige kogus, sellepärast, et inimestel aeg-ajalt öeldakse nagu, ma ei tea, liiter siia sinna lausa, aga see on ju suur vahe. No, räägitakse, et uriini peab olema 2 liitrit, aga kui me näiteks oleme kuuma ilmaga kuskil rannas, siis me kaotame ka higiga näiteks seda vedelikku ja sellises olukorras peab rohkem jooma kui 2 liitrit ja üldiselt peab niimoodi vaatama, et see uriin, mis organismist tuleb, see peab olema selline läbipaistev ja hele. Kui on uriin selline tume ja kontsentreeritus, tähendab ikkagi, et me joome vähe ja tuleb suurendada seda vedelikku tarbimist. Kas toitumine mängib ka mingisugust nagu soola söömine näiteks, et kas see tekitab neerukivi nagu sellist ohtu juurde? Mitte, et keegi nüüd lusikaga soola sisse ajaks, aga mõnele meeldivad tõesti väga soolased toidud. Seda küll, kui me tarbime palju soola, siis see suurendab meil natriumi ja kaltsiumi väljumist neerude kaudu ja see soodustab jällegi siis kaltsiumi kuhjumist uriinis ja soodustab kivitekket, et muidugi soovitus oleks vähem soola tarbida. Ja veel need mineraalid sisaldavad toitained on näiteks pähklid või spinat, mis sisaldavad palju oksalaati või ka šokolaad, eriti tume šokolaad sisaldab palju oksalaati, et siis järelikult, kui meil on kivitüvega patsient, siis me soovitame neid aineid siis mitte vältida, võib-olla vähem, pööra tähelepanu nende tarbimisele siis või samamoodi valgusrikas toit, mis põhjustada, et kui keegi tahab toidulisandi ja näiteks valku juurde võtta, siis peab mõtlema selle peale, et ikkagi see võib põhjustada kivetekket neerudes. No üks asi on see, et inimene peab nagu jälgima, aga kas siis, ma ei tea, et kas siis juba selline ebamugavustunne on see, mida tasub tähele panna või peab selle valu ära ootama või? Et kuidas nagu aru saada, et nüüd see probleem nagu hakkab tulema? Ei, ikkagi see ebamugavustunne, et kui see korraks ainult, et siis ei tähenda see midagi, aga kui see päevast päeva ikkagi teeb muret ja me tunneme, et küll see on midagi nagu ebatavaliselt, siis mina küll soovitaks seda asja uurima hakata, et millega tegu on, sest väga palju patsiente tulebki niimoodi, et näiteks paar kuud oli ebamugavustunne, läks perearsti juurde, tehti ultraheli, seal on kahtlus kivile, suunati uroloogile ja me täpsustasime ja ongi kivi ja siis me peame selle eemaldama. No
Miks see nii valus on, kui see kivi hakkab liikuma, et mis seal siis juhtub kehas? Need kuseteed, et kusejuhad, mis viivad uriini neerust kusepõide, nad on väga peenikesed torud ja kui see kivi paneb selle toru kinni, siis uriin tagant ikkagi tuleb ja see põhjustab kivi ise juba limaskeste äritades, põhjustab valu, siis tekib veel paiss kogu selles süsteemis, see on nagu umbunud toru ja sellest tekibki tugev valu ja kogu selle neerukoolika kliiniline pilt, et iiveldus, võib-olla oksendamine ja kui lisanduvad tüsistused, siis on palavik ja üldseisundi halvenemine võib sellise infektsioon näiteks võib viia ikkagi eluohtliku seisundini, eriti kui kaasnevad mingid kaasuvad haigused, näiteks diabeedi haigetel ja areneb see infektsioon väga kiiresti, et me peame kiiresti tegutsema. No kui see neerukivi jääb sinna nagu ette, siis kas võib nii ka siis kuidagi juhtuda, et ma ei tea, et põis saab niimoodi uriini täis, et ma ei tea, läheb katki või? Või inimesel on enne juba nii valus, et ta seda nagu ikkagi ära ei oota reeglina, et jõuab enne arsti juurde? See katki mineks, see kivi põhjustab neerupaisu ja kui uriini tekib kogu aeg juurde, siis tekib suur paiss, ikkagi suur valu ja see tõesti võib, seda nimetatakse neeruvaagna perforatsiooniks, kui uriin hakkab ühel hetkel neerupais on nii suur, et see neeruvaagen enam ei mahuta enam uriini ja purunebki ja see uriin väljub sealt neerukogumissüsteemis. See on täitsa võimalik. Aga seda juhtub päris harva, ma arvan? No harva jah, sest enne me jõuame ikkagi selle paisu ja kuidagi ära lahendada. Aga sellised juhtumeid on olnud. Ja. Aga milliseid uuringuid üldse nagu tehakse, kui on kahtlus, et on neerukivid? Et mis siis toimuma hakkab? Kõige lihtsam ja esimene uuring, mis tehakse võib-olla rohkem perearsti juures, aga ka erakorralise meditsiini osakonnas on ultraheli, et see hindab üldse nagu neeru seisundit ja kui seal on kahtlus kivile, siis kuldne standard on väikse doosiga kompuutertomograafia, väikse kiirgusdoosiga ja kompuutertomograafia näitab kohe, kas tegemist on kiviga ja kus see kivi täpselt on ja kui suur see on ja kas ta põhjustab mingit tüsistusi organismis, seda sama paisu näiteks. Ja meil on kohe nagu kogu informatsioon käes, lisaks vajame muidugi vereanalüüsi ka, et hinnata patsiendi üldseisundid, kui tegemist on erakorralise seisundiga. Ja siis saame otsustada ravi üle. Kas mõnikord on nii ka, et öeldakse, et okei, et sul on neerukivid, aga me ei tee sellega midagi, et las nad olla, nad ei ole ohtlikud? Väiksed neerukivid ei vajagi kohest ravi, et kui kivi on näiteks kuni 5 millimeetrit, siis ei põhjusta mitte mingit kaebusi, siis võib seda jälgida tõesti teha paari aasta pärast näiteks uued uuringud ja vaadata, kas kivi suurus on muutunud või mitte. Aga kui tuleb välja, et on suur kivi, me peame sellega tegelema, siis kas seda kuidagi aetakse välja ka nagu kurja vaimu või see käib ikkagi operatsiooniga? Väiksed kivid, kus on kusejuhas, kui meil on kusejuhas kivi, mis on suhteliselt väike, näiteks 5 millimeetrit, siis võib seda ravimitega väljutama hakata. Et siis me soovitame palju juua, kirjutame ravimid, mis soodustavad kivi väljatulekut ja kutsume patsient mingi aja pärast tagasi ja hindame seisundid ja suurel osal nendest ikkagi kivi tuleb ise välja. Aga mõnel ikkagi tuleb operatsioon? Ja mõnel, kui ei tule näiteks 6 aja pärast, siis me planeerime kirurgilist eemaldust. See on nagu natukene hirmus ka, et kui see kivi on tal kuskil seal kinni ja ta saadetakse nende ravimitega koju, et kas see võib olla kodus ka valus, kui see kivi liikuma hakkab? No me ütleme ikkagi alati, kui valutama hakkab uuesti, siis tulge tagasi või näiteks kui palavik tekib, siis ikkagi peab nagu kiiremini tegutseda, aga üldjuhul need ravimitega võetakse kogu selle valu ära ja patsient saab rahulikult kodus olla ega sellist tugevat valu enam ei teki.
Kuidas tänapäeval need neerukivi operatsioonid on, et kas see on selline nagu, ma ei tea, 1-2 päeva kirurgia või peab sellest nagu kuidagi kauem taastuma? Oleneb kivist, kui kivi ei ole suur, ütleme, tavaliselt need kivid kuskil läbimõõduga 5-10 millimeetrit on kuusejuhas. Näiteks kui selline kivi on, siis seda eemaldatakse organismis olemasolevate avade kaudu, viiakse sinna riistu kuni kivini ja siis laseriga purustame seda kivi ja siis tegelikult kui operatsioon läheb plaanipäraselt, siis patsient saab samal päeval koju minna. Aga kui meil tegemist suuremate kividega, näiteks neerus, seesama korallkivi, mis on kogu neer on seda kivi täis, siis tehakse külje peal ikkagi väike sisselõige nahal ja selle sisselõige kaudu tehakse selline töötrakt sinna neeru sisse ja eemaldatakse kivi selle trakti kaudu ja mõnikord on vaja sellist trakti mitu, et suure kivi kätte saada. Selline operatsioon nõuab juba, et patsient on haiglas 3-4 päeva ja see on natuke tõsisem operatsioon ja see vajab kindlasti jälgimist peale operatsiooni ja võib selline, kui me kutame ette, et paneme suure auku neeru sisse teeme, siis see võib põhjustada verejooksu. Aga selle operatsiooni järgse tüsistuse risk on ikkagi tänapäeval madal, nii et seda ei tasu karta, kui tuleb selle operatsiooni teha, siis me informeerime patsiendi ja teeme nii, nagu peab tegema. Kas inimene saab need kivid pärast näiteks küsida kaasa ka endale meeneks, et vaat siuke asi oli mul sees? Ja võime küll anda, kui tegemist on pehme siukese infektsioosse kiviga, siis seda pole mõtet edasi anda, see on nagu infektsiooni levitamine, aga kui tavaline selline oksalaat kivi, siis seda võib kätte saada küll. Käivad ringikivi on väikses klaaspurgises. See on tõestus ka kirurgile näiteks, et näed, ma sain kivi kätte, et ma annan sulle seda. Ja, aga on see nii ka, et kui inimesel on näiteks korra juba see kivi tekkinud, et siis see nagu näitab, et talle võib see nagu veel tulla? Ikka võib jah. Räägitakse, et pooltel juhtudel kordub see elu jooksul. Et sellepärast me alati anname neid nõuandeid, kuidas edaspidi siis dieediga ja vedeliku tarbimisega ja füüsilise aktiivsusega vähendada neid riske, et kui patsient ikkagi ise ka pingutab ja püüab neid riske vähendada, siis ma arvan, et ta vähendabki neid. Aga pooltel juhtudel võib see korduda ja elu jooksul. No milliste soovitustega patsient siis läheb haiglast ära, et mis te siis talle nagu kaasa ütlete, et nüüd hakkab üks igapäevane spordi tegemine, vee joomine ja siis mingisuguse konkreetse dieedi jälgimine? Need on sellised 4 punkti, mida võiksid nagu välja tuua. Esimene on dieet, et kõik need faktorid, mis soodustavad ja pärsivad kivetekket, et neid võib mõjutada dieediga, et sellised toitainetest, mis soodustavad kivitekket, me rääkisime, need on siis spinat, pähklid, šokolaad, kõrge kaltsiumisisaldusega toit, valgurikas toit, aga need mõned ained ikkagi pärsivad kivitekket ka, kristallitekket neerudes. Need on näiteks magneesium, mida võib toidulisandina võtta, või siis tsitraadid ka, et me soovitame ka puuviljusi, eriti tsitrusvilju, et nad langetavad siis selle riski. See on esimene siis dieet, teine vedeliku tarbimine. Kui vedeliku tarbimine on korralik, kui uriini kogus on 2 liitrit ööpäevas ja uriin on kogu aeg hele, siis see vähendab riske. Siis on füüsiline aktiivsus, kehamassi indeksi normi tasemel hoidmine, see vähendab riski. Ja 4. asi on mõned haigused, näiteks kõrvalkiltnäärme funktsiooni häirimine või kõrge kusihappe sisaldus veres, et neid siis saab mõjutada siis ravimitega. No kui te annate inimestele neid nõuandeid,
kas nad ikka peavad sellest kinni ka, et kas see kogemus on neil piisavalt hirmus, et nad hakkavad neid nõuandeid jälgima või nad kuulavad neid ära ja lasevad ikka samamoodi edasi? Ma arvan, et see oleneb inimesest, sest mõni inimene kuulab huviga ja isegi paneb kirja endale mõnda asja. Et teine inimene lihtsalt ei pane tähele, ma arvan, seda asja. Aga ma arvan, et see on tähtis, et sellele peab rohkem tähelepanu pöörama, et just vähendada kivitekket, sest see mõjutab ikkagi 10-15% elanikkonnast, see kivitibi. Ja kui me räägime Eestis, siis Eestis diagnoositakse 1000 kuni 1500 haigusjuhtu. Nii et tööd on teil palju? Seda küll ja see põhjustab tugevat valu mõnele inimesele, et see on ikkagi suur koormus tervishoiusüsteemile ja kui me suudame kuidagi vähendada seda kivitekket ja riske, et ma arvan, et see on see, kus peab rohkem tööd tegema ja patsiendi rohkem nagu veenda selles, et ise tegeleks ka oma tervisega. No ma arvan, et kui sa mingi väga valusa asja nagu läbi elad, et siis see võib-olla nagu hirmutab nii palju, et sa hakkad tervise peale rohkem mõtlema, et see tõesti nagu on nii, sest et see teist korda nagu ei tahaks enam seda sama asja kogeda. Aga üldiselt on nii, et vist, et need inimesed ikkagi satuvad teie juurde nagu teist korda ka, eks ole? Jah. Ja pole midagi teha, siis hakkab jälle otsast peale. Ja, siis vaatame uuesti ja mõni inimene on ikkagi mitu operatsiooni elu jooksul saanud. Eriti just need sellised geneetilised ainevahetushäiretega patsiendid, kus on väga keeruline kuidagi mõjutada seda haiguse kulgu. Et seda kogu vastutust inimene ei peagi mõtlema, et jälle ma olen valesti teinud, et mõnikord on tõesti need lihtsalt siis mingisugused geenikombinatsioonid, mis selle haiguse kaasa annavad. Kui teadlikud inimesed üldse nagu on, kuidas paistab, et sellel teemal, et kuidas oma tervist hoida või kuidas üldse oma neerude tervist hoida, et kas nagu sellest peaks kuidagi rohkem rääkima? Kindlasti need, kellel on korra kivi tekkinud, et tänapäeval on informatsiooni saab igalt poolt, esiteks arst räägib ja teiseks saab uurida ise ka ja ma arvan, et kui korra juba tekkinud ja kui räägitakse, et sul on tõenäosus 50% elu jooksul tekib uuesti, siis need inimesed ikkagi on informeeritud ja nad otsivad ise infot ka ja nad teavad ja ma tahaks küll loota, et nad ikkagi püüavad neid riske maandada ise. No milline see Eestis ravi võimaluste tase on, et kas me oleme nagu maailma tasemel või on meil milleski suunas veel nagu vaja pingutada edasi liikuda või on raha liiga vähe, et vastavat tehnikat või uuringu võimalusi endale lubada või kuidas tundub, kuidas on? Ei, meil on väga hästi sellega, ma arvan. Igas keskhaiglas Eestis on võimalik kiviravi kirurgiline ja keerulisemad haigusjuhte suunatakse sinna, kus rohkem võimalusi ja suurem kogemus. Et ma arvan, et Eestis on heal tasemel selle kiviravi. Kas neerude tervisega seoses on samamoodi umbes nagu ma ei tea, hambaarstiga või muu niisuguse arstikülastusega, et seda tuleks regulaarselt teha, et oma tervist tuleks ka neerude osas regulaarselt kontrollida, ma ei tea, mingi aja tagant? Kui meil on patsient, kel varasemalt on kivid olnud ja kui on väike kivi näiteks neerus, siis soovitav oleks ikkagi neeru funktsiooni kontroll teha korra aastas näiteks ja siis ultraili uuringud teha perearsti juures näiteks paari aasta jooksul. Et siis on näha, kas midagi muutub, kas kivi suureneb ja sellised suuremad tähelepanu vajavad patsiendid näiteks, kellel on kas või see sama geneetiline ainevahetushäire, et neid me kutsume ikkagi ise juba tagasi ja teeme nendele täpsemalt seda kompuuteruuringud, et hinnata, kui kiiresti ja kas kivi suureneb ja kas peab midagi ette võtma. Aga kui sa lihtsalt elad oma tavalist elu ja sul ei ole kunagi neeruprobleemi olnud, siis sa sellist nagu ennetavat uuringut nagu ka ei pea tegema, et sellega tegeletakse reeglina siis, kui probleem on nagu tekkinud. Kivide puhul on see nii, kui meil ei ole näiteks suguvõsas mingit geneetilist eelsoodumust kivi tekkeks,
siis ei pea, selle mõeldakse siis, kui tekib nagu probleem või kaebus, et jah. Lõpetuseks üks asi, vaata, mis ma tahaks kuidagi, et oleks nagu selline nagu selgem, et inimestel oleks parem nagu hinnangut anda oma olukorrale, on see, et kui kiiresti võib neerukivi probleem muutuda nagu eluohtlikuks, et alguses meil oli nagu juttu sellest, et ega iga kord ei olegi vaja nagu kiirabi kutsuda, on ju, et see asi pole alati nii hull, aga millal tuleb kutsuda kiirabi? Üldiselt on nii, et eriti siis, kui varasemalt on juba need kivid olnud ja näiteks kui patsient teab, et tal on väike kivi, on neerus, seesama patsient, kes meil nagu jälgimisele jäi, et siis kui kodus tekib selline valu, siis tuleb palju juua, siis tuleb võtta valuvaigistid, mõnikord aitab vesi, näiteks niisugune soe dušš aitab väga hästi. Ja siis natukene oodata, et see kivi võib sealt näiteks valusast kohast edasi minna. Valusast kohast edasi minna ja kuseteedest väljuda ja siis kaob valu ära ja siis ei pea midagi tegema. Kui aga me võtame need valuvaigistid ja joome vett ja midagi ei juhtu näiteks 4-5 tunni jooksul ja eriti siis, kui palavik teguseb, siis tuleb ikkagi pöörduda, kas kutsuda kiirabi või pöörduda ise haiglasse. Ja kui palavik juba tekkinud, siis ei tasu oodata, siis tuleb juba pöörduda. Siis on juba infektsioon. Jah, võib. No, kuidas tundub, et kas patsiendid on nagu kuidagi nagu aja jooksul nagu oma tervise suhtes nagu paremini nagu informeeritud, kas nad nagu teavad rohkem, kas nad nagu hoolivad oma tervisest rohkem, et kas see on meil ajaga paremaks läinud? Kindlasti on. Tänapäeval on see parem kui 10 aastat tagasi ja ma usun küll, et tulevikus on veel parem. Nii et pingutame, teeme tööd ja loodame, et patsiendid mõtlevad rohkem enda tervise peale ka. Aitäh! Ja hea vaataja, kuulaja, täna oli meil saates neerude tervisest rääkimas Lääne-Tallinna Keskhaigla uroloog doktor Dmitri Korotõtš. Aitäh teile ka! Kõike head ja kohtume taas! Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saa tükike mõlemast.